ettekandja. Ma küsin teilt kui praktikult, et te olete ju seotud olnud nii vineeri tootmisega kui ka siis piima tootmisega. Kas ja see kõik on ju õige, et tulebki väärindada, mis meil on ja seda tuleb ju müüa ja nii-öelda kontseptsioon on selge ja see toobki meile rikkust. Kuidas teie kui praktikuna näete praegu seda olukorda? Punkt 1, meil on ebastabiilne energiapoliitika. Punkt 2, meil on ebastabiilne metsanduspoliitika, mille te juhtisite ka tähelepanu. Kas praegus olukorras ja arvestades kogu nii-öelda ka välismõjusi, mis meil on ja selged ja kui te räägite automatiseerimisest, siis see automaatika on eelkõige tulnud sealt valdavalt Aasia poolt või tihti peale, kus on ka selle tööga ju päris tugevasti tehtud ju tööd ja edasi mindud. Et kas praegus olukorras te paneksite püsti Eesti riigis vineeri tootmis nii-öelda üksuse kui praktikuna, arvestades kõike nii-öelda muutujaid? Ja teine pool, see e-piimast, et oskate äkki sinna sisse minna ja valgustada, et kuna te olite pikalt ka seotud, et mis seal täpselt juhtus ja kas riik oleks võinud seda kuidagi vältida? Aitäh! Aitäh! Esimesele küsimusele, võib-olla ma tuletan seda teist küsimust pärast meelde, eks ole, kui ununeb. Esimesele küsimusele ma hiljaaegu suhtlesin just suure Eesti puidukontserni omaniku ja juhiga. Ja tema igal juhul väga lühidalt ütles, et mul täna on mõningane julgus tekkinud ja näitena Estonian Plywoodi puhul nemad astusid järgmise etapi ja otsustasid täiendavalt tehnoloogiasse investeerida. Aga ta ei olnud sugugi rõõmus, ta oli päris morn just selle sama ebastabiilse keskkonna pärast. Seda kindlust tundus, et tema hääles on vähe, nad on ettevaatlikud, küll mõningane areng tundus vähemalt tema sõnul aset leidvat. Nii ma oskan kommenteerida. Kuna ma hetkel nüüd metsa- ja puidutööstuses ei ole aktiivne, siis paremat vahetut tänast infot mul ei ole. Nüüd, kui tulla Paide tööstuse juurde, tehas on aus. Täitsa ausõna. Ja nagu ma ütlesin, faktiliselt sai see ära mõõdetud rahvusvaheliste ekspertide juuresolekul möödunud aasta kevadel aprillis, kui tegime capacity testid, milles me mõõtsime seda efektiivsust, milles me kokku leppisime, mida meile lubati, 90-100% kapasiteeti, kvaliteetne toode, nii nagu see tehas peab toimetama, on olemas. Tehase meeskonna jätkusuutlikkus on tagatud. Tubli meeskond. Ma tean, et mõni üksik lahkuja on, aga mulle väga meeldib, et täna on ka valitsus sellest rääkinud ja tänased juhid sellest rääkinud, et meeskonda tuleb hoida, tehast tuleb hoida töös. See on minu väga subjektiivne isiklik arvamus, mis seal juhtus. Kui nõukogu liikmed omavahel ei suhtle, kui üks osanik üritab teistele osanikele aastaid musta mütsi pähe tõmmata, et saada see tehas endale, siis ei ole teist võimalust kui see, mis täna nüüd ettevõttega juhtus. See on põllumeestele tragöödia ja mul on tõesti sellest kahju. Samal ajal tehase meeskonnale ma olen öelnud, ärge laske nina norgu, te ei kaota töökohta. Pigem olge uhke, et see tehas väärib võitlust. Teie nimel võideldakse. Ja ma väga loodan, et läbi selle pankroti menetluse see tehas jääb Eesti kapitali kätte, et läbi selle väärindatud toote tekkiv tulu jääks meile siia Eestisse. See on minu lootus. See oli nüüd väga subjektiivne kõrvaltvaataja pilk, kuna ei juhatuses ega nõukogus ma ei olnud. Minu ülesanne oli teine, aga tunne on taoline jah.